elamusi igaks päevaks. RG Kodugaas teeb sinu gaasipliidi uueks. Võida uus Hansa gaasipliit. RG Kodugaas. Tere! Sel nädalavahetus oleme Pärnus Grillfestil, kus toimuvad Eesti-sisesed barbecue ja grillimise meistrivõistlused. Millised meeskonnad on välja tulnud ning milliseid toite siin valmistataksegi, hakkame kohe vaatama. Olen saanud käes kinni Tiit Revel, kes on Grillfesti korraldaja ja temalt on vast kõige parem küsida seda, miks niisugust asja iga-aastaselt üldse korraldatakse. No kui vaadata nüüd ringi siin platsi peal, siis nähes neid arukaid võistkondi ja kümneid inimesi, kes siin võistkondade ümber on, siis vastus vist on siin olemas, et grillimine on seltskondlik nauding ja pakub tegemise, söömise ja vaatamise rõõmu väga laiale publikule, jah. Kui mitmendat korda seda juba tehakse ja mitmes kord see toimub? No viies aasta meil käib Grillfest ja 5 aasta on ka võistlused. Nii et ütleme, tegemist on juubelivõistlustega ja hea on meenutada esimest korda, kui 99 aastal me hakkasime Haapsalus esimest Grillfesti tegema ja ma käisin potentsiaalsed võistlejaid läbi kutsumaks. Sinagi vist olid meil? Olin. Olid kohal. Kutsumaks inimesi võistlema, et siis oli põhiküsimus, aga miks me peame võistlema? Muidu on mõnus ju, istume ja grillime ja võtame õlut ja tore olla. Aga siis selgitasime, tegime puust ette ja punaseks ja täna on siis nagu tulemus näha, et tegelikult see grillimine on selline spordiala, kus ei loe ei vanus, sugu, kaal ega nahavärv, et kõik kategooriad võistlevad ühes kategoorias. Tiit, aga millistes kategooriates võisteldakse siin? No täna on esimest korda siis meie võistluste ajaloos reglement võetud Euroopa meistrivõistluste poolt kasutatavast reglemendist ehk võetakse 3 kategoorias loomaliha, searibi ja lind ehk siis teisisõnu kana. Ja iga võistkond peab siis valmistama ette iga selle kategooria 45 minutiliste vahedega. Kas hindamisel on oluline ka mingi showline element? Kuna meil on 2 žüriid nii-öelda platsi peal, üks on siis pime hindamisžürii, kes ei näe, millise võistkonna liha nad hindavad. Nemad istuvad meil telgis kinni ja teevad oma tööd puht ütleme sellise professionaalsete astingute ajal, aga teine žürii on nii-öelda fun žürii, kes siis selgitab välja Grillfesti fun championi ehk teisõnu, nemad on nüüd see seltskond, kes käib mööda küpsetuspaikasi, vaatab, mismoodi näeb võistkond välja, kuidas on võistlusvaim, kas territoorium on puhas, kas neile meeldiks süüa nende inimeste juures ja nemad siis nagu selgitavad välja selle fun championi. Ehk täna siis meil selgub Eesti meister grillimises, siis selgub Rakvere ribi grillimeister ja Eesti fun champion grillimises. Aitäh, Tiit, ja meie liigume nüüd vaatama seda, kuidas neid asju tehakse siin ja missuguse fun osa siin tegelikult käib. Tere, Hannes! Sina rõõm on näha ja meeldiv Riigikogu liikmeid sellise huvitava alaga tegelemas nagu kokandus ja grillimine ja suitsutamine. Jah, ma pean sulle ütlema seda, et huvitav küll ilmselt paljud seda ei tea, aga need, kes Riigikogus töötavad, et nemad ka söövad ja käivad saunas ja pesevad ja sõidavad autodega ja täitsa normaalsed inimesed. Et nad ei erine selles mõttes millegi muu poolest. Okei, sa oled nagu alati hea huumorisoonega, aga mis sul on nagu parasjagu teoksena, mis asi see on üldse? Ma võin öelda seda, et see on nüüd Grillfesti raames, me teeme seda lihtsalt isekeskis enda jaoks. Sest et ma ütlen sulle ausalt, et see ei ole mitte eputamiseks, uhkustamiseks, ülbitsemiseks, aga tõesti siiralt. Jahimees sööb kanast parema meelega näiteks faasanit. Parema meelega kui lehmaliha sööb jahimees näiteks hirveliha. Ja kui on valida kas kodusiga või metsiga, siis jahimees valib metsja. Mis tõttu tähendab seda, et me tulime siia
üritusele nii-öelda suud lahti vaatama, et kuidas need teised seda kõike teevad. Aga selleks, et me nälga jääks, siis me valmistame endale nii-öelda, siin on praegu toore pohla jogurti kastmes marineerunud faasan, keda on suitsetatud noore sanglepa, vaarikavarte ja ananassi pintsetatud kastmega. See on nii pikk nimi, et kus sa selle peale üldse saad tulla nagu sanglepad ja vaarikad ja asjad, et selles mõttes, et isegi nagu tippgurmaanid ja sellised head, ütleme, professionaalid ei oska nagu sellised esiteks nimegi välja mõelda ja teiseks seda valmistada. Aga seal ei ole midagi keerulist, sellepärast, et sealt tuleb lihtsalt kuulata vanu kogenud kolleegi, sest et põhiasi, mis ma jätsin praegu mainimata, on tegelikult see, et siin on pärit üks niisugune Kirgiisiast või õigemini Kõrgõzstanist niisugune eriline maitseaine, mis on tegelikult nii-öelda suitsuahjus nende süte peal kogu sellele asjale maitse andnud. Ja see on niimoodi, et nendes Kõrgõzstani vanades mägikülades on niisugused prouad, kes teevad sellist nagu sõira moodi või sellist kodujuustu. Ja siis neil on, kuna nad muud tööd nagu enam teha ei oska küla peal, siis nad võtavad endale kätega, teevad sellised spetsiaalsed kuulikesed. Ja siis need on neil päev aega niimoodi kaenlaugus ja need teevad lihtsalt niimoodi. Ja siis need kuulikesed on meil spetsiaalselt vaakumpakendis siia toodud ja me kasutame seda siis nii-öelda selle sealiha marineerimise juures, paneme neid sinna vahele süte peale ja kastmesse. Saab seda näidata? On sul näha näidata siin? Praegu siin on näidata, see on meil ka niisugune rohkem, ütleme, niisugune publikulõks, et siin on meil üks selline spetsiaalne niisugune pekk, mis on siis kodusealiha maitsestatud metsloomaliha moodi jahimeeste päraselt. Ja siin on meil värsked kartulid. Neid saab avada ja vaadata. Neid saab avada ja vaadata ja ole hea. Aga ettevaatlikult seal on meil kaste sees. See on kartul koos kastmega? See on kartul kastmega, jah. Ja sa võid seda ka proovida, jah. See paistab nagu õudselt õunamoodi välja, aga... See on värske kartul, see ongi nii-öelda sibulkartul, selle me oleme ise aretanud. Väga põnev. Metsigade abiga, sest muidu vaata, inimene ei saa ju aru, mida ta peab maha panema. Ta paneb lihtsalt jõgeva kollase ja arvab, et see ongi kõige parem kartul. Vähimatki ei ole mul jõgeva kollase vastu, ent jahimees kasutab oma ninana, kuna inimene tunneb lõhna palju halvem nagu metsiga. Siis jahimees kasutab nii-öelda hea ninana, näiteks kui ta tahab tõeliselt korralikult trühvleid saada, siis ta kaevab koertega, eks ole, neid trühvleid välja. Kui ta tahab korralikku kartulit saada, siis ta paneb erinevaid sorte kartuleid maha ja ta näeb seda, mida siga esimesena, kui maa külmunud on, sööma tuleb. Jahimees sööb ainult seda kartulit. Okei, Jaanes, aga ole hea nüüd ütle, räägi meile võistlustoitust kui sellised. Mida teil on plaanis teha ja mis teil valmivad? Meil valmivad, nii nagu kõikidel teistelgi võrdselt, kana, siis välisfilee, noore veise välisfilee ja ribi. Juba nagu mingi väike ettevalmistus tehtud? Ettevalmistus on tehtud. Tohib seda vaadata? Ole hea, aga ainult korras. Nii. Mis see on nüüd ribi siin? Ribi on sul pandud marinaadi? Ei ole, see on nüüd filee. See on filee hoopis? Jah, ma annan hea meelega sõna, meil on igal ühel olnud spetsiaalsed ülesanded. Et kuna mina olen linnuliha tegija, siis Kaimo seletab meil, mis on tehtud selle ribiga ja fileega. Kaimo, aga tule räägi pole. Võta nii kaua baasile põnt näpp. Ribi on meil tehtud siis tomatipasta baasil. Seal on chillit ja küüslauku, siis ingverit, loorberi, erinevaid pipraid ja siis veise, see oli ribi oma, jah. Ja veise välisfilee on meil tehtud sinepi marinaadi baasil. Aga mis sul see sinepi marinaadi konkreetselt läks ja kaua tuleb seisma? Meil ta seisab nüüd 1 tund aega. Aga marinaadi mis läks? Marinaadi läks meil, ütleme, siin sojat, siis küüslagu pipart, siis vahtrasiirupit ja tavaliselt küüslauku ka. Jahimehed ei ole sugugi mitte ülbikud, jahimehed on väga rahulikud ja mõistlikud inimesed. Ja nii nagu jahimehed ei lähe metsa niisama, nii me ei tulnud ka siia lihtsalt osa võtma, vaid me tulime konkreetselt võitma. Tublid, edu teile! Ma olen jõudnud siia ühe võistkonna juurde, kui ma ei tea, mis võistkonna nimi on. Mis teie võistkonna nimi on? Kohalikud kollid Narvast. Mis mõttes kohalikud kollid? Kas see ongi konkreetselt võistkonna nimi või? See on võistkonna nimi ja me tahtsime jäädvustada ja tuletada meelde vanu aegu, et kunagi metsas viikingid samamoodi riietuses olid ja tegid seda asja, aga nüüd oleme natuke selle kaasajastanud. Meil on ühisvõistkond Narva Kutseõppekeskus ja Eesti Ühispank. Ja Ühispank mille pärast, et me naljaga ütleme, et mille pärast me alati võidame, on see, et me kütame rahaga.
Okei. Täna me ei tea, ühispanga direktor varsti tuleb, ma ei tea, mis valuutat ta täna kaasa võtab, kas Eesti kroonid või mis raha see on, aga midagi ta toob, on ta teel igatahes Eesti Pangast praegu. No kui rahaga kütta, siis peab ka lihal olema raha maitse, et kindlasti on väga hõrgutavad toidud, ma juba näen, on midagi siin ette valmistatud, siin tehakse mingit peekonist, midagi on tulemas. Kas te saaksite lähemalt selgitada, mida te teete? Nii, lähemalt teeme niimoodi, et kuna võistlustööna on veisefilee, siis me ta avame ja meil oli mõtteks niimoodi, et me pikime ta ära suitsupeekoniga. Teeme niisugused rullaadid. Peekonist keerame rullaadid ja pikime selle loomaliha sisse. Te panete selle sinna, selle sama rulli panete Panen loomaliha sisse. Et see efekt peaks olema see, et kui liha nüüd lahti lõigata, siis jääb täpselt rulett jääb seal sees näha. Vau, kui vahva. Nii et selline idee meil on siin ja ülejäänud me marineerime siis veel mõned pustad ploomid ja siin on erinevad ürdid ja siin on ka meil natukene soolast ürti juurde panna. Aga nüüd ma näen veel siin ühte lihatükki, et see on siin paistab, et on sealiha, aga see, mille jaoks te see ette nähtud, see ei ole üldse võistlustöö? Ei, see on meie fännklubile. Oleg, nii kui saate lõpetad, tuled sa meie fänniks kohe. Kogu aeg Filmimees paneb siia, näed, Oleg ise kannab Narva riietus kogu aeg. Meil on 450 õmblejat majas ja kogu aeg õmblevad Olegile. Nii, aga ribi on ka võistlustööl, mis te ribiga teete? Ribi on marineeritud jõhvika ja soja marinaadis ja see juba on pandud 130 kraadisele küpsemisele. Kuule, aga siin ongi see sama ribi nüüd selle moppimine, nagu ma aru saan selle jõhvika sojaga, et mis selle moppimise kõige tähtsam element on? Ma räägin, mis on kõige olulisem tulemus. Et tulemus on see, et me anname praegu lihale maitset ja me ei lase tal siin ära kuivada. Ja siis sellepärast kahelt poolt me katame, meil on täna siis jõhvika soja kaste, sellega katame ilusti ribi ära. Liha saab niiskust täiendavalt, paneme kaane kinni, jõhvika, isegi aur ei pääse siit välja. Aga miks just jõhvika? Jõhvikad me sellepärast jäime hiljaks, et me käisime jõhvikad rabas korjamas tee peal, sellepärast me jäime hiljaks. Hiljaks millega? No teised olid varem kohal, aga me kõige hiljem ja kõige kehvema koha saime, aga me käisime jõhvikad rabas korjamas. Jõhvikas annab muidugi head apukat maitset ribile. Sellepärast, et kui vahest tehakse sellist magusat või piprast ribi, siis meie tahaksime ikka, et ribist tuleks päris mitu maitset välja, et soovitavalt kuni 3 maitset, et meil tuleb liha, meil tuleb jõhvikas ja siis mingi 3. saladuslik maitse veel. Pärast, kui see saab valmis, siis me ütleme, mis see 3. on. Okei. Igaks päevaks. RG Kodugaas teeb sinu gaasipliidi uueks. Võida uus Hansa gaasipliit. RG Kodugaas. RG Kodugaas teeb sinu gaasipliidi uueks. Võida uus Hansa gaasipliit. RG Kodugaas. Elamusi igaks päevaks. Ma olen sattunud mingite meremeeste võistkonna juurde. Iseenesest peaksid meremehed tegema silku ja räime küpsetama, aga tuleb välja, et nad teevad ka liha. Ja kohe saame teada, mis liha on nendel käsil. Tegelikult, kuna on praegu lõppvoor, on ju, siis me ütleme oma suure saladuse välja, et meie kõik lihatooted on tehtud kalast. Et meil on kana on tehtud kalast, siga on tehtud kanast või kalast ja kõik on kalast, vaadake. Nii. Siin on meil kalakujuga, siin on meil kalapehtuks, siin on kalmaar. See on kalmaari moodi. See on kalmaari moodi rohkem, jah. Nii. Kas need on juba tulnud aegsasti siia ahju pandud ja ma tunnen, et teil on hästi siuke madal temperatuur, et hästi aeglaselt ja mõnusad siuksed küpsed, et nad ei kõrbe üle? Tegelikult oleme jah, pikalt oleme nagu mere peal, et meil ei ole kiiret kuskil, et kõigiga on aega. See on siin juba ju, kui oleks kella, siis on ta 3 tundi siin juba olnud, on ju. Vähemalt kui lõpp on, siis on ta 3 tundi siin olnud. Ja aeglaselt, kõik väga aeglaselt. Midagi ei kõrveta, midagi ei kiirusta. Kana sisse, kana-kala sisse on meil natuke maasikaid pandud. Seda te ei näe, aga seal sees on maasikad. Aga ma tean, et te hakkate siia peal ka veel maasikaid moppima ja seda me lähmegi kohe vaatame siia kõrvale. Mismoodi see asi käib siin? Teevad noored meremehed, jungad teevad siin mingisugust... Mis siin toimub praegu? Mingi maasikakasme tegemine? Jaa, maasikat paneme, mangomahla paneme, teeme magusamaks teda. Aga mis seest tuleb? Ja tuleb mopimaterjal nüüd kanale, mida me katame nüüd. Ja see peab olema värskest maasikast tehtud? Jaa, ta on maasikamaitset, nagu värsket maitset annab kanale nüüd.
Siia sisse käis siis see mangomahl, eks ju? Maasikad, mesi ka veel. Väga hea. Kas sellest piisab sellest maasika oma hapususest või? Jaa, sest et ta on mangol ka samamoodi on ja ennem panime juba siin sidulune hapet niimoodi, kassime üle ja ta on täiesti mõnus, siuke tuleb, vägev. Aga mis siit kõrvalt on tulemas? On kaste. Siia me teeme valge kaspe nüüd, mis on nagu tardarkaste, sisaldab sibulat, küüslauku, kurki, hapukoort, majoneesi. Ahah, ühesõnaga see läheb siis mingi liha kõrvale igal juhul? See läheb ribi kõrvale. Ribi kõrvale? Aga kuule, aga vaatame seda, kuidas sa nüüd seda paned selle kana peale. Kas see annab kanale mingi värvi ka või on see mingi oluline komponent sellel, et see maasikas peaks olema just nimelt punast värvi? Ei ole, me ei mõeld niimoodi värvi peale niimoodi, et ta jätabki niikuinii, tuleb see suitsu põhimõte on niikuinii ahjul, et ta jääb suitsuga ja asjad, aga eks ta mingil määral kindlasti loeb maasikas ju roosa ja siis ta jääb, sobib kanaga nagu, et kana on pehme ja õnn liha. Aga see on muidugi väga hea idee, et üldse nagu panna maasika mopp kana peale kokku. Ma kuulen sellest asjast esimest korda, et igal juhul lau ja kiitus teile. Hommikul ka veel arvasime, nägime ja vaatasime maasika poes, teeme. Tublid. Tulebki nii mõelda, ega muidu ei tule. Loodame, et te saate ka seda maitsta. Igal juhul jõudu ja edu teile ja me lähme vaatame kohe järgmisse kohta. Ainuke võistkond, millest või kus koosneb võistkonna liikmed ainult arstid. Ja nad on ka elukutselised arstid ning kohe saame teada, mida nad teevad siin. Ja mis teil siin plaanis on, mis asjad siin käsil on? Ma vaatan, et õunad, siin on mingisugune kaste, mida segatakse. Mis asi see on? See on salamunakaste. Mis asi? Salamunakaste. Salamuna? Aga mis need munad on? Need on pohlad või on mis asjad? Mis sa arvad, mis need on? No ma pakun, et need on sellised kadakamarjad. Yes, need on kadakamarjad, jah. Väga hea. Aga siin kõrval, mis asi teil valmimas on? See on ingverikaste kanale. Ingverikaste kanale. Ja seal? Ja see on, siin on meil pähklid vaja segada selle juurde. Kui tooleks lusikad, see on meil ribi. Kas, ütleme, elukutseliselt arstid käivad ka töö juures nagu sellises nagu ekstravagantses, vahvas riietuses, nagu te praegu olete? Oi ei, kuna on Pärnu ja on suvi, et siis me mõtlesime, et ka meie teeks üks välilatsareti, on ju. Nii? No me oleme ka inimesed, eks me ei pea kogu aeg olema 4 seina vahel. Loomulikult. Ja meile meeldib grillida, eks ole, me tahame ka lihalikest rõõmudest osa saada. Ja nii me siis siia Pärnusse tulimegi. Rasas on meil muideks eelmisest aastast. Seal on keegi juba teil haige on seal moodi. See on meil eelmise aasta kohtunik, jah. Tema nimelt tarbis seda vägijooki. Meil on ikka arstide jook, eks ole, siin see 98% piiritus on meil praegu külmas. Eeter või piiritus? 98% piiritus, jah. See on meil praegu külmas. Ja nii. Siin sa panid mingi asja, mis asi see oli, mingi ribi on teil siin ühesõnaga selles marinaadis. Mis asi see viimati, mis asi see on? Peanut butter. See on ühesõnaga siis arahhispähkli või nagu ma arvan. Jah. No meil on nii palju tööd, ega meie siin ise nüüd kodus ei hakka midagi tegema, me ikka selline pudelivärk ühest pudelist, teisest pudelist kokku, 3., 4. siia, 5., 6. siia. Aga ühesõnaga teil ei ole õiget kontseptsiooni, kuidas seda asja teha, te lihtsalt loote asja. Ja mis on teie trump siis? No see on, eks ole, selline asi vastavalt ilmale, aga meie trump, eks ole, meie trump on siin karbis. Meie trump on siin. Siin on ühesõnaga pasta, ma saan aru. Te olete otsustanud hakata grillima pastat. Aga loomulikult. Nii, ja miks pasta, miks makaronid? Nii? Vaadake, kuna meie ülikoolis omandasime hambaarsti kutse, siis paralleelselt sellega omandasime ka makaroni augupuurija kutse. Et selle ajal, kui ei tule patsienti, me ei peaks käed rüpes istuma, vaid meie puurime makaronile auke sisse. Nii, ja nüüd meie olemegi, näete, kui palju patsienti on tulemata jäänud. Me ei võta trahvi neilt selle eest, et nad ei tule. Meie puurime auke makaroni sisse. Ja siin kallid, tulevased patsiendid ehk pakume neile makaroni. Mulle edu teile makaroni puurimises ja nende grillimises, me läheme vaatame edasi, aitäh! Okei.
Ükski grillipidamine ja tegemine ei käi ilma õigete pritsumeesteta ja siin saame kohe küsida, et mis pärast nad on tulnud välja ja mida nad valmistavad. Nii, sellepärast oleme tulnud välja, kuna kus on suitsu, seal on ka tulnud, alati peab valve olema. Meil on instrumentaarium kaasas, meri on ligidal, kui midagi juhtub, voolikud vette ja alati on võimalus aidata. Aga tulime nagu alati kõik teised osa võtma, vaatame, mis seal välja tuleb. Kunagi on öelnud üks tark inimene, et kui ei teega, siis ei tule ka midagi välja. Nii et proovime vähemaltki. Kas teie toiduretseptid on seotud mingisuguse teie oma tööga, et igal pool on vett lisatud või ikkagi lähtute nagu siukestest hotidest, tulistest ja kõrvetavatest maitseainetest, mida on vaja veega kustutada? No ütleme niimoodi, et kuidas on siis, et kui pritsumehed alati kohale jõuvad, tavaliselt maja maha põlend, mis järgi on? Sööd on järgi ja siis meil on kohe üks kapp, kus on liha sees, siis tavaliselt me seal grillime ja meil on hästi palju võimalusi niimoodi grillida, sest sealt ka need suured kogemused ja võimalused. Aga, et mis maitsed on, ega jälle maja, mis maha põlend on seal keldrist, mis me kätte saame, mõne moosi, mõne asja, mõne maitsed, teinekord on isegi maitsed pea. Ega siin ei oska ütelda, peal on magus kurk kirjutatud, aga ma ei tea, kurgindad vaevalt on. Mis teil selle lihaga plaanis siin on hetkel? Nii, nagu ma ütlesin alguses, te olete veidike hiljaks jäänud, me oleme nüüd ette ära valmistanud, selle suurema kiud ära korjanud ja õliga ta ära kattunud, tiba, tillukene, veidikene soola ja siis meil on üks kena maitseaine, mida me tahaks ka praegust lisada juurde. Olge hea, maitseaine spetsialist tuleb meil lisab ja raputab natukene peale. Meil on kõik asjad ära jaotatud. Üks mees raputab ainet, teine määrib peale, üks jälgib ahjude järgi ja toob meid kohale ja viib meid ära. Ja tarbib, keegi peab olema õlletarbija. No nendega me kõik kolm saame väga tugevasti appi, sellepärast kui pritsumeestel vesi saab otsa kuskilt, seda vett peab ikka tulema. Ja nüüd natukene õrnalt määrime ta sisse ja ka teisele poole, nagu näete, siin on juba ta ette tehtud ja ega ei olegi muud, kui läheb tema tule peale. Panete tule peale ja siis siit kõrvalt ei lähevad veel, ma saan aru, mingid salatud tulevad. Me paneme nende peale 3 mustsõstra lehte ja kui loodame, et kui hästi välja kukub, siis on äkki jäljed ka pärast peal. Et mustsõstra lehe jäljed? Jah, katsume nüüd niimoodi teha. Täna leiab siin ikka niukseid huvitavaid ideid. Tähendab, idee ongi tegelikult, et see läheb nagu tumedamaks, eks ju, liha isemest küpsemisel ja siis jäävad need jäljed. See on nagu peale päevitamist. Aga muidugi me ei anna pead, et kas nad jäävad sinna peale. Te proovite alles? Me proovime. Ega kõik on ainult alles esimest pool. Samas kõrval on meil ka juba ribi valmis küpsetamas ja ribi mopime siis ka, meil on siuke spetsiaalselt magus mopp on tehtud ja mopist teeb lähemalt rääkida meie maitseainete spetsialist Arvi. Kolleeg Peep siin rääkis, et kõik meil need paremad palad on ikkagist nendest sügavatest keldritest pärist, et siin me võtsime ka ikkagist, võtsime käsile siin nagu see purgi peal, mis seal oligi kirjutatud, et sealt ikkagist leidsime üles, et oli väga-väga hea mustsõstra ilus paks siirup, ütleme, see on kodus kindlasti kellegi hea vanema tehtud on ja selle segasime, et vähe nüüd teravust ka, paljud inimesed tahavad teravust ja asja juurde, et panime siis kaenipipart ja natukene muid maitseaineid sinna juurde, et ikkagi pritsumehed on suured magusarmastajad kõik, et ja lähme ikka magusa peale. Olgu, aitäh sulle, Arvi, edu teie töös ja siis edu võistlustel. Aitäh! Sellisel moel nüüd siis lõigatakse lahti kõik võistlustoidud, mis lähevad, nagu ma aru saan, Rain, pimetesti. Ja täpselt, need nüüd lähevad pimetestimisele kohtunikele ja hinnatakse siis just nimelt seda ribi, seda valmidust, maitset ja igale kohtunikele üks tükk, rohkem ei jõuaks keegi süüa. Žüriidele on läinud kõik need toidud maitsmiseks. Meie siinkohal aga lõpetame oma saate ja kohtume järgmine pühapäev. Siin on palju maitsvaid toite ja on hästi palju lusti. Tulge siis siia lõbutsema, sellepärast et kogu Eestimaa on suundunud siia. Kõike ilusat teile, head jaani ja nägemist! RG Kodugaas teeb sinu gaasipliidi uueks. Võida uus Hansa gaasipliit.
RG Kodugaas. Rakvere. Elamusi igaks päevaks.